vaatame majandust ja majanduskeskkonda läbi täiesti erilise pilgu. Nii, ehk siis mudeldaksime seda ootamatu nurga alt, aga selleks ma vajaksin lavale vabatahtlikud, kes võiks olla harilik, täitsa harilik mees, kes soovib majandada ja ei, Peeter Koppel ei ole harilik mees, teda me ei võta. Äkki võtame siit kellegi, kes on tavaline inimene, täitsa tavaline Eesti mees. Oi, juba tuligi. Tere, teie olete väga meeldiv. Nii, te soovite majandada. Kasum on eesmärk. Ahah, väga meeldib. Aga luba küsida, miks just teie? Ja, paneme teil mikrofoni ka sisse, kui juba nii läks. Nii, võib samal ajal meie intervjuu võib jätkuda. Küsimus oli, et miks teie arvate, et te olete see eriline inimene, sest on ju väga paljud firmad lõpetavad, väga paljud majandajad lõpetavad krahiga. Jaa, ma ei arva, et ma olen eriline inimene. Ma arvan, ma ei ole sugugi halvem kui enamus inimesi siin, aga ma arvan, et küllap ma ei ole ka parem. Aga eks ma saan aru, ma annan endale aru, et majandus on selline valdkond, kus on vaja kogemust, pealehakkamist, jõudu, tarkust aga see on olelusvõitlus. Kes jääb peale, risk. On vaja riske võtta, eks ole. Nii, väga hea. Aga teeme nii, et paneme teid hetkeks nii-öelda pausile ja ootele. Nii, ja vaatame mõne hetke pärast, kuidas te reaalses olukorras majandusega silmitsi seistes hakkama saate ja millise hinnaga. See on hästi oluline. Just nimelt, millise hinnaga. Aga veel enne, kui me alustame, siis kõigepealt küsiks teie käest, kas me kõik arvame, et majandus tähendab tavateadvuses on majandus midagi sellist, mis on oma olemuselt hästi keeruline, mis oma olemuselt võiks ja peaks olema hästi ratsionaalne ja alluma loogikale ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult on asi vastupidi. Kõigepealt juba keel, sõnavara, mida kasutatakse majandusest rääkides, see kõik viitab ühele, ütleme keskmise suhte iseloomustamiseks. Võtame sõnad nagu näiteks kuumenemine, jahtumine, madalseisud, lõhkevad mullid, penetreerimine ja just nimelt börsi penetreerimine, selline väljend panin ajalehest tähele. Aga läheme nüüd mudeldamise juurde. Küsime nii, mis võiks olla meie, ütleme, keskkond, kus me järgmist olukorda lahti mängime, meie vabatahtlik ise pakub. No midagi elulist, ma ei tea, mingi restoran näiteks. Restoran, miks mitte? Valime restorani. Ütleme, loome siia restorani keskkonna, meil on mõnus muusika, mitte liiga kallis restoran. No kindlasti mitte ka selline odav urgas ei tohiks olla. Odavat urgast pole meil vaja, sinna me ei lähe. Tõepoolest, näed, lauake katab ennast, meil on vanakooli kelner lausa olemas. Tere õhtust. Nii, kõik tingimused on loodud ja nüüd on kõige olulisem küsimus, mille või kelle kujul võiks saabuda meile siia majandus ja kust ta tuleb? Wow. On ilmselge, et kui tahad saada häid tulemusi, siis tuleb investeerida ja tundub, et pigem rohkem kui vähem. Aga vaatame, kuidas lähenetakse majandusele. Vabandust. On see koht vaba siin? Nii. Kusjuures olgu märgitud, et majandus ise ei ole emotsionaalne. Ta on see, mis või kes tekitab emotsioone. Ja millega ta tekitab, eks ikka oma võludega. Majandus ise tal ei pruugi olla sügavat sisu, kuid pealispind on tavaliselt ja kindlasti mõjuv. Kuide Hardo Pajula on tavalalt märkinud, et majandus on nagu kohev suhkruvett, ainus kõva asi, millele ta toetub, on pulk keskel, aga see on hästi peenike. Ja ülejäänud on pigem, ütleme, vaht.
Seda ka märkab ainult kriitilisema pilguga vaadates. Aga kuna tegemist on ilmselgelt atraktiivse tegelasega, siis jääb see pigem märkamata. Oleneb. Kas ma tohiksin teile välja teha? Olete kindel, et te saate endale seda lubada? No ma arvan küll, jah. Ja no ütleme nii, et mina ei ole mingi odavate lahenduste mees, ma ei ole. Mingi Fortuna peale mina nüüd lootma ei jää. Mille peale siis teie loodate? No ma loodan selle peale, et mis tulemust on mul oodata. Panite tähele? Ratsionaalsus, kuhu on jäänud? Ei ole, vaatame edasi. Härra, mis teil siin need kallimad šampanjad on? No meil on Veuve Clicquot, meil on muidugi Moët Chandon, muidugi Dom Perignon. Meil on Törleid ka. See, mis ta oli, see Tom Pomm, võtame selle. Perignon? Jah. Suurepärane valik. Jah. Härra, vabandust, korraks, üks. Mis hinnaga teil see Tom Pomm on? Perignon? Jah. 320 €. Persse. Kas... No mis te ootate, tooge lagedale see Tom Pomm, mis teil oli. Just. Joome ära ta siis. Ütlesin, paneks külma korraks selle. Panite tähele, kui majandus annab vähegi lootust, siis ollakse valmis kulutusteks, mis ei lähtu absoluutselt mitte mingitest ratsionaalsetest kaalutlustest. Ehk siis võime öelda sõna otseses mõttes, kes ei riski, see Tom Pomm Perignoni ei joo. Nii lihtne see kõik ongi. Ja tõepoolest, nii see meie paarike läheb vastu siis ühisele tulevikule majanduskeskkonnas kiirusega 320 € tunnis. Sellega on lõppenud meie majanduskoolituse esimesed minutid. Järgmine osa juba tunni aja pärast. Kohtumiseni.